täna Ringvaates. Külas on jõulutaat, kelle ümber on puhkenud viimase aja suurimaid skandaale. Jõu, lapsed! Küsime taadilt, millest selline suur poleemika. Kas te kõik olete ikka head olnud? Ah jaa, 21. sajandil ei olegi halbu lapsi. Te kõik olete head. Minge Hansaposti ja valige endale sobiv kingitus. Öelge, et jõuluvana maksab. Häid jõule! Soomet on tabanud suur päkapikkude uputus. 100 000 Soome päkapikud on Eestisse tööle asunud. Otse-eetris 2017. aasta lapsesõbralikuma maiustuse degusteerimine. Adanna Lõbu testib, kuidas uued lastele suunatud maiustused maitsevad. Me alustame väga aktuaalse teemaga. Nimelt viimastel päevadel on meediat hullustanud uudis jõuluvana drastilistest elustiili muutustest. Ja meil on hea meel stuudios tervitada jõulutaati. No mis toimub? Ma ei saa enam üldse aru, mis sinuga juhtunud on. Loen siin ajalehtedest pealkirju. Jõuluvana müüs põhjapõdrad maha. Jõuluvana teeb tellimusi veebipoes. Jõuluvana suhtleb lastega läbi Skype'i. Miks sa enam põhjapõtru ei kasuta? Miks sa laste kirju ei loe? Ei tasu üle ka dramatiseerida. Ei noh, mis seal ikka? Kaua sa ikka viitsid aastast aastasse ühte ja sama asja kogu aeg teha? Mõtlesin aega rohkem kaasas käia. Sa müüsid põhjapõdrad maha. Miks? Kuidas sa nüüd lasteni jõuad? Vaatasin, et driftimine on popiks saanud. Proovisin oma põhjapõtradega. Ei tulnud välja. Siiski... Millega sa siis ringi driftid? Ostsin endale 96. aasta Bemmi. Vaatasin Indru. Võrdlesin pakkumisi. Üsna odav oli ja sellega saab väga hästi driftida. Okei, viimane küsimus. Milleks meil siis sind üldse enam vaja on? Sa teed isegi jõuluostud veebipoes ja saad kulleril koju tuua. Kas sa ei arva, et niimoodi kaob jõulumaagia? Kas sa ei arva, et sa oled isekaks muutunud? Mina ja isekas? Ei no tänan väga. Just proovin kõigile meele järgi olla. Aga mida ma ka ei teeks, ikka ei sobi. Aga meie vahetame siinkohal teemat. Mingil väga imelikul põhjusel on Soomet tabanud päkapikkude uputus. Kuna päkapikke on juba nii palju, et nad lihtsalt ei mahu Soome ära, siis on päkapikkude massid üle lahe Eestisse voolama hakanud. Lapsevanemad on aga väga mures, sest hommikul ärgates on laste sussid kommidest ja šokolaadidest pungil. Eriti tigedaks teeb lapsevanemaid see, et üha sagedamini on meie oma Kalevi maiustuste asemel näha suuri Fatseri šokolaaditahvleid. On alustatud mitmeid aktsioone, kogutakse allkirju, Facebookis on loodud mitmeid gruppe, näiteks Soome päkapikud koju tagasi. Kui on Soome päkapikud näitõust, reporter Bella Anneka on koha peal, et asja uurida. Tere, miks te siin niimoodi päisepäeva ja ringi jooksete? Andeks, ei puhu virulaani kieli. Okay, do you speak English? A little bit. Why are you here? What are you doing in Estonia? Sorry. Hyvää päivää. 2017. aasta lapsesõbralikumaks tooteks valiti lumini ja lumekese maiused. Palusime ettevõtte juhtidel Riinu ja Triinu Lumisel tulla ja tutvustada oma tooteid. No kuidas tuli selline mõte, et lund müüma hakata? See on ju põhimõtteliselt lumi, eks ole? Tere! Jah, see on lumi, aga mitte niisama põõsa alt võetud. Vastupidiselt tavalisele lumele on selle näol tegemist puhta tootega. Mis me siis pikka juttu ikka ajame? Hakkame kohe otsast pihta. See siin on siis maasikalumeke, jah? Nii see on. Tõesti hea. Nagu jäätis. Maasika maitseline jäätis. Mul pole mitte midagi halba öelda. Siin on vaniljama. See näeb küll veel nagu täiesti tavaline lumepall. Väga magus.
minu jaoks isegi natukene liiga magus. aga aitäh, et te siia tulite. Soovin teile südamest edu. Te olete tõesti väga andekad sellel alal ja soovin teid ka siin teinekord näha. Tänaseks Ringvaade lõpetab ja häid jõule!